Tere! Minu nimi on Olesja Kuznetsova ja mina töötan Südameapteegis proviisorina. Viimase aastaga Eesti turule tulnud hulk erinevaid antigeeni kiirteste. Südameapteegis meil on saadaval 2 tüüpi kiirtesti. Üks on ninasõrmetest ja teine on süljetest. Mõlemad testid on usaldusväärsed, kõrge tundlikkuse ja spetsiifilisusega. Nüüd ma tutvustan teile, kuidas kasutada süljetesti. Testkomplektis meil on jälle katsuti, puhverlahus, pipett ning testkassett ja kotike sülje kogumiseks. Enne testi tegemist soovitatakse natuke lõdvestada põõsad, natuke masseerida, et soodustada süljeeritust. Enne testi tegemist tund aega mitte juua, mitte süüa ega suitsetada. Joomine ja söömine võivad testi tulemust mõjutada. Esialgu kogume siis sülje. Keerame puhverlahuse kork ära ning valame kogu seda kogus katsudisse. Siin karbis jällegi olemas ava, kuhu saab katsutit panna, et oleks mugavam. Nüüd võtame pipetiga sülge ning paneme 3 tilka katsutisse. Paneme kork kinni ja natuke loksutame. Teeme nüüd testkassett lahti. Põhimõtteliselt testkassett näeb praktiliselt samasugune välja nagu ninasõrmetesti puhul. Et ongi paneme siis, tilgutame 3 tilka S-avasse. Ja jääme ootama 15 minutit. 15 minutit on möödas. Et testi tulemus on negatiivne, kuna on ilmunud ainult üks kontrollijoon C. Et testi tõlgendame samamoodi nagu ka ninasõrme testi puhul. Kui tuleb 2 joont, siis testi tulemus osutub positiivseks. Kui T-joon tuleb hämar või poolik või hästi õrn, seal juhul me ikka loeme testi tulemus positiivseks. Kui ei tule C-joont, siis me loeme testi kehtetuks. Juhul, kui test osutub positiivseks, peab kindlasti võtma ühendust perearstiga ning perearst vajadusel võib määrata PCR-testi diagnoosi kinnitamiseks.